Nii, me nüüd hakkame minema pildistama, jah? Nii ilus sa oled, ma tegin sulle ilusad lokid. Ja, meil on 3 erinevat outfiti kaasa võetud. Nii, aga lähme siis alla. Nii, siin on meie kodinad, siin on meie kummalgi 3 outfiti. Kott. Ja lähme paneme asjad autosse. On ju? Jah, kohe lähme. Pakid autosse. Ja lähme paneme asjad autosse. Asjad autosse. Nii, meil on nüüd stuudios käidud ja meil läks kokku mingi 2,5 tundi. Ja praegu siis liigume koju ja käisime siis sellises salongis nagu Noira Art ja valisime selle sellepärast, et seal oli need jumestus ja soeng ja siis pildistamine oli kõik ühes paketis ja see oli hea mugav, et me ei pidanud ringi sõitma ühest linna otsast teise ja mingi aegu sul klapitama jumestaja ja fotograafi aegasid ja see minu meelest pärast peavalu alati ja tihtipeale nad on alati linna erinevates otsades ja sõitmist palju ja aega läheb palju ja nii edasi, aga seal oli hea, et sai aega kokku hoida. Kogu selle tegevuse peale läks 2,5 tundi ja nii et eks siis näis, et 4 nädala pärast umbes vist saab pildid, vaatame, mis välja tuli. Et sai pilte teha nii koos Melindaga, sai kõhupilte tehtud, sai eraldi pilte tehtud, Melinda eraldi, mina eraldi, igasuguseid variante tegime. Ja ma loodan, et tuli midagi ägedat välja ka. Aga praegu siis meil on kõhud tühjad ja lähme koju sööma ja Herman on meile juba söögi valmis teinud, et meil on kõhud nii tühjad, pole lõunat söönud. Kell on juba 5 või vabandust, kell on 3, et kõhud on mega tühjad. Ja siis kodus ma siis teen väikse küsimustele vastamise, et siis näeme varsti. No nii, oleme siis kogunenud siia meie magamistuppa, et siis vastata küsimustele, mis ma siis teilt olen nüüd kogunud paari päeva jooksul. Ja need on mul nüüd siin Melinda iPadis, sellepärast, et ma filmin oma telefoniga. Aga hakkame siis pihta. Päris palju küsimusi tuli beebi kohta ja raseduse kohta ja ma võtan nüüd küsimused ette, siis kogusin küsimusi YouTube'ist, Instagramist ja siis Instagrami kaudu veel sain siis võtta ka ühe äpi kaudu anonüümseid küsimusi, mis oli kuidagi eraldi. Ja ma võtan neid läbi segi, ma võtan lihtsalt suvaliselt nii, kuidas tulevad, nad ei ole isegi kronoloogilises järjekorras. Nii et esimene küsimus oligi siis, et kas ma rasestusin loomulikul teel ja kas pigem kergelt ja kui kaua see oli planeeritud. Täiesti aus vastus on see, et see oli kogemata. Seega ei olnud kaua planeeritud. Meil oli soov küll saada veel teine laps, aga meil oli meil ei olnud otseselt plaanis kohe nüüd. Kunagi oleks tahtnud küll Melindale kedagi veel õde-venda, aga läks niimoodi, et ta tuli nüüd ja seega pigem siis ma ütleks ka, et ma rasestusin üsna kergesti, et ka Melindaga ei läinud kaua aega. Ja järgmine küsimus, kas teine laps oli planeeritud? Ei olnud. Et selles mõttes ei olnud, et ta ei olnud just praeguseks planeeritud. Kunagi millalgi oleks olnud. Siis küsimus jälle, et millal on siis sünnitähtaeg? Et sünnitähtaeg on septembri 1. nädal, ma täpselt kuupäeva ei ütle, aga septembri 1. nädal. Ja võtame siit kohe. Kuidas ma Hermaniga siis või kuidas oma abikaasaga kohtusite?
meie Hermanniga kohtusime Tinderis. Nii uskumatu, kui see ka ei ole, aga tõesti, Tinderis kohtusime. Siis küsiti, et miks me oma lapsele ehk siis Melindale tahvli nii varakult soetasime. Seesama tahvel ongi siis Melinda oma. Ja põhjus, see aeg, kui me siis soetasime, oli siis, kui me olime reisil. Melinda oli siis minu meelest 1,5 aastat vana või? Midagi sellist või natuke rohkem. Ja varakult selles mõttes küll, jah. Aga põhjus siis, miks me seda tegime, oli see, et meil olid pikad autosõidud. Ja oli vaja kuidagi tema meelt lahutada, et ta need sõidud vastu peaks. Ja siis te küsite, et miks siis oli vaja eraldi iPad osta siis just talle. Põhjus on väga lihtne, et ise ju kasutame kogu aeg oma telefone ja alguses me tegelikult kasutasimegi Hermanni iPadi. Aga kes on meie reisivloogi vaadanud, Hispaania Euroopa tripi reisivlooge, siis seal Hermann selle reisi aja jooksul reisis väga palju omakorda veel selle reisi aja jooksul. Ja ta pidi, kuna see iPad on tema töövahend, siis ta pidi selle kaasa võtma. Ja meil ei olnud Melindale siis midagi sõitudeks pakkuda, et ma ju pidin tegema mõned sõidud täitsa üksinda. Mina ja Melinda siis ja Hermann oli üldse kas Saksamaal või Viinis. Ja lihtsalt, kuna mul endal oli vaja telefoni navigeerimiseks, siis oli ainuke lahendus oli lihtsalt Melindale osta iPad ja kuna see on nagunii selline asi, mida peale selle, et ta siin videosid vaatab, ta ka näiteks joonistab siin, ta mängib igast erinevaid arendavaid mänge. Ja jah, muidu ta igapäevaselt seda ei vaata, et me üldiselt talle seda kätte ei anna. Aga jah, nüüd isegi autosõitudel ju Tallinnasse tagasi, kui me sõidame, tal ei ole seda iPadi seal ees ja pigem siis jah, pikkadel sõitudel paneme või siis kui on tarvis nagu, et ta oleks mõnda aega kuskil millegiga hõivatud, et siis saab selle iPadi talle anda. Aga üldiselt me väldime ka, sest see content, mis vahepeal siin algoritmidega temale ette tuleb, see eriti ei meeldi meile. Nii. Järgmine küsimus, et Melinda on väga musikaalne. Tõsi. Ja kas te plaanite seda kuidagi arendada? Hermann on ise muusikapedagoog ja Hermanni vanemad on ka musikaalse taustaga. Isegi Hermanni ema, tegelikult isad mõlemad, on ka muusika õpetanud nii-öelda muusikat või ma ei tea neid õigeid termineid. Aga Hermanni ema näiteks üldse lastele annab muusikatunde Hispaanias koolis ja Hermanni isa on hästi andekas erinevate, põhimõtteliselt ei ole pilli, millega Hermanni isa mängida ei oskaks. Aga ma olen nende käest küsinud ka, et kas ei oleks aeg hakata Melindat vaikselt õpetama, siis nemad ütlesid, et ei, et see on liiga vara, et las ta pigem niisama laulab, lihtsalt laulab ja naudib seda, et kõik see tehniline pool tuleb lihtsalt hiljem. Ja ma usun ka kindlasti, Hermann on talle niikuinii eeskujuks ja mina püüan võimalikult vähe laulda, lihtsalt kuna minul ei ole seda muusikalist. Ma ei ole andekas selle koha pealt, ma võin midagi jumiseda, aga ma usun, et ühel päeval ja tegelikult Hermann on ise ka öelnud, et ta tahaks Melindaga kunagi laval duetti laulda. Ja mina olen 2 käega poolt ja mulle seda ka meeldiks väga näha ja kuulda. Järgmine küsimus, kas ma tean juba tulevase lapse sugu ja kas jagame seda jälgijatega? Jah, meie juba teame, aga hetkel ma praegu seda siin niimoodi välja ei ütle, nii et praegu jääb see teie jaoks saladuseks. Kas ma seda lõpuni saladuses hoian, seda ma ei oska öelda, aga hetkel hoian saladuses, aga meie teame. Kas Melinda jätkab linnalasteaias või plaanid kohta taotleda kodukoha lasteaias? Siis, kui me siia kolisime eelmise aasta juuli lõpus, siis me panime ta kohe siin järjekorda, sest varem ei saanud panna, kui me sisse siia kirjutatud olime Viimsis. Ja nii kui me saime sisse kirjutatud, kohe panime ta järjekorda ja sellel õppeaastal ta oligi lihtsalt järjekorras ja ta ei saanudki kohta.
ja me pidime jätkama Tallinnas. Kuna ma käisin Tallinnas nagunii tööl, siis õnneks ei olnud nagu väga suur koormus meie jaoks. Ja Melindal oli ka selles mõttes nagu ei olnud nii stressirohke. Sai oma vanade õpetajatega ja sõpradega seal olla ja tegelikult meil on väga kahju, et me peamegi nüüd sealt ära tulema. Melinda ongi nüüd saanud endale koha nüüd siin Viimsis ühte täiesti uude majja. Kahjuks ei saanud me enda eelistatud lasteaedadesse, mis meil siin kõige lähemal on, 3 tükki. Et nendesse me kahjuks ei saanud, et saime kahjuks kaugemale, aga parem kui Tallinnas. Nii et siis septembrist Melinda alustab uues lasteaias. Ja siin järgmine küsimus, et milline oli minu lemmikhetk eelmisest suvest. Ma arvan, et vaieldamatult oli see kodu ostmine ja kolimine siia uude koju. Siis küsitakse jälle, et kuna siis on meil sünnitähtaeg, et nagu ma juba mainisin, et see on siis septembri 1. nädal. Ja siis küsimuse veel korra võtan lonksu teed. Kui suur on meie krunt? Meie krunt on kuskil 1600 ruutu ja maja on siin peal siis, et maja tuleks maha arvestada, et siis saab selle meie nii-öelda muru, selle aia krundi suuruse. Ja kui kaua otsisime sobivat maja ja kas me oleme valikuga rahul seni? Me otsisime ikka, ma arvan, ma ei tea, kuidas keegi nagu, mõned võib-olla otsivad aastaid seda õiget, aga ma arvan, me väga kaua ei otsinud vist, ma arvan mingi, me otsime ikka mingi silmi lahti või niimoodi, aga konkreetsemalt hakkasime jah siis eelmisel aastal nagu selle peale mõtlema ja konkreetsemalt siis juba ka päriselt objekte vaatamas käima. Ja me vaatasime nii kortereid, meil oli pigem nagu see hinnaklass ja see, et me tahtsime rahu ja vaikust, et seal Pärnu maantee ääres meil see maantee oli ikkagi lõpuks, esiteks ka see, et meil oli juba väike laps ja me ei tahtnud nagu, me poleks teda elu sees saanud seal nagu õue lasta lihtsalt mängima, et seal oli ikkagi päris tiheda liiklusega maantee selle kõrval, et ta poleks saanud nagu seda lihtsalt minna õue mängima, siukest asja nautida seal. Ja see korter jäi ka meile väikseks, seega lihtsalt oli aeg hakata midagi suuremat otsima. Hermannil on ka mingi live, ma ei tea, kas te kuulete, aga ehk et siis mina arvan, et vist liiga kaua ei pidanudki otsima, et meil oli, me käisime vaatamas nagu korterit, me käisime vaatamas ridaelamut, me käisime vaatamas isegi eramajasid, mis olid uusi, põhimõtteliselt me vaatasime uusi objekte, et see oli küll nagu meil tingimuseks, et oleks täiesti uus, et me ei oleks nagu esimesed elanikud. Ja et me tahtsime ka, et oleks loodus lähedal, et ja selline turvaline, et tõesti, et saab lapse lihtsalt õue lükata mängima ja ideaalis nagu naabrilapsed oleksid ka lähedal, et saaks nagu mingit nagu, et lapsel oleks tore lapsepõlv. Ja käisime mõningaid vaatamas ja küll oli probleem osadel puhkudel siis see, et meil on peres üks auto praegu ja Hermannil on väga sageli vaja minna lennujaama, et siis ka see lennujaam ei saanud olla liiga kaugel, et oleks võimalik ikkagi taksoga käia või ühistranspordiga. Ja samuti meid tõmbas siis kas meri või mets, et jah. Ja kui me siia, kus me nüüd elame, siia tulime, siis tegelikult me tulime vaatama siin üldsegi natukene teisi objekte, aga siis vaatamise käigus näidati meile ka seda kodu ja see kodu oli lihtsalt oma asukoha poolest, et ta ei ole küll eramaja, ta on ikkagi ridaelamu, aga ta on niivõrd kuidagi mõnusasti metsa ääres kohe ja meil on nagu mõnus on siin on lihtsalt mõnus
ja lisaks see, et siin on tõepoolest nagu paks mets on meil ümberringi. Ja lisaks, et kuna me oleme siin poolsaare peal, siis meil on siin ka tegelikult meri. 3 küljest on meil meri ka veel, et suvel, ma ootangi nüüd seda suve, et meil küll tundub, et on tekkinud lemmikrand juba, kus me tõenäoliselt hakkame kõige enam käima. See on siis minu lapsepõlvest üks koht, kus ma oma lapsepõlve olen veetnud. Ja see on siiamaani seal olemas ja väga mõnus ja puhas koht. Aga siin on ju ka Haavnemäe rand ja siin on veel palju randasid, mida ei ole tegelikult veel avastanud. Nii et ma ootan seda suve ja tõesti, me oleme praegu väga rahul. Ja muidugi mina olen niisugune rohenäpp nagu ma olen, et mina olin kohe müüdud ka selle aiaplatsiga siin või selle krundiga, et see on just suurem krunt, et see ei ole väikene ridaelamu krunt nagu tavaliselt on. Et meil on ikkagi see otsa krunt ja ta on niimoodi nagu eraldatud või kuidagi privaatselt, et ma saan siin oma väikeseid neid peenrakaste teha ja võib-olla, kes teab, võib-olla tulevikus ka kasvuhoone saab pandud. Nii et jah, võtame siis järgmise küsimuse. Et kas Melinda räägib isaga hispaania keeles, et nii kummaline kui see ka ei ole, Melinda räägib üldsegi inglise keeles. Et vahel ta ütleb mullegi mingi täiesti selliseid lauseid, mida mina ei ole temaga rääkinud inglise keeles, ega Herman ka mitte. Et ta täitsa räägib inglise keeles ja mulle tundub, ma vahel testin ka, et ma räägin temaga inglise keeles. Ja ta reaalselt, mulle tundub, et ta saab aru, ta vastab mulle ka inglise keeles ja jah, aga hispaania keelt, jah, Herman räägib temaga hispaania keeles, siis kui mind ei ole, aga mulle tundub, et tal see hispaania keel, ilmselt ta millestki ikkagi saab aru, sest ta midagi vastab. Aga vist on veel nõrk see hispaania keel temal jah, kahjuks. Aga nüüd juulis tulevad vanavanemad, et siis ta saab praktikat. Nii et, ja ma usun, et see keel saab tal kindlasti suhu ka, sest multikaid vaatame ja raamatuid me vaatame ka hispaania keeles päris palju. Ja eesti keel on muidugi emakeel. Nii et on 3-keelne. Ja kas suvel on plaanis minna vanavanematele ka külla? Kui te peate silmas Hispaania vanavanemaid, siis sellel aastal mitte, kuna ma olen kõhuga ja meil on siin kodus praegu tegemist ja palju läheb raha siia. Ja jah, et sellel aastal mitte. Kui te mõtlesite üleüldiselt vanavanemaid, sest meil on ka Eesti vanavanemad, siis kindlasti läheme ka minu vanematele külla, sest nemad elavad Eestis ja sinna, ma arvan, kindlasti läheme, et alles käisime. Ja kindlasti jaanid peame seal ja ma arvan, suvel ka vedame päris palju aega seal. Nii. Mis oleks Melinda nimeks saanud, kui ta oleks olnud poiss? Kusjuures minu meelest meil ei olnud poisi nime variante. Meil ei olnud üldse nime variante välja mõeldud, enne kui me saime teada sugu minu meelest. Et me saime teada soo ja siis me kirjutasime paberi peale erinevaid neid tüdrukute nimesid, mis me olime kuulnud või leidnud kuskilt ja siis kuidagi see Melinda nagu jäi kuidagi meile mõlemale. Ja meil on ka praegu see lapse sugu või see nimi on tegelikult juba enne tema sündi. Või tähendab enne teda üldse oli üks nimevariant juba olemas ja praegu me nagu räägime temast selle nimega, nii et nagu justkui oleks tal juba nimi olemas, aga ma arvan, et see saab selgeks siis, kui ta sünnib. Sest kui Melinda sündis, siis ta oli nagu 100% Melinda nägu. Et ma arvan, et siis see selgub ka siis, kui teine laps sünnib. Ja kas on mõningaid toite, mida ma ise väga fännan, aga Herman üldse ei söö? Praegu on Herman väldib täielikult suhkurt. Seega, kui mul tuleb magusaisu, siis
kindlasti niisugused asjad, mis sisalduvad suhkurt, on need, mida Herman praegu üldse ei söö. aga mul praegu ei tule nagu meelde midagi, mida Herman üldse ei söö. ei tule ette, jah. nii. järgmine küsimus. Kas kunagi Hermaniga tülitseme ka ja kui jah, siis kuidas tavaliselt need olukorrad lahenevad? Muidugi me tülitseme, loomulikult me tülitseme ja ma arvan, et me isegi päris häälekalt tülitseme, et vahel me oleme mõelnud, et mis need naabrid küll mõtlevad. aga noh, kuidagi nad lahenevad ja siin me praegu ikkagi oleme. Me tundume nii rahulikud ja heatahtlikud. Ma arvan, et heatahtlikud oleme ikka, aga rahulikkus, see võib tunduda natukene, eks see ju, mis me kaamerate ees näitame, see ju, noh, ega siis kes siis filmib seda hetke, kus sa oled päriselt mingi pissed off ja kuri ja närvis, et seda ma arvan, et keegi ju ei taha filmida ja üles panna vlogi. Seega te näete meid siis, kui me oleme rahulikud. Jah. aga noh, reaalsus või jah, see reaalne elu on ju ikkagi kaamerate taga. jah. ja rohkem praegu vist küsimusi ei ole, et ma pean korraks kontrollin, kas YouTube'i on midagi laekunud, mingeid küsimusi juurde. nii, praegu tundub, et on küsimused otsa saanud praeguseks. Tore, et te küsisite, sest mingi hetk ma mõtlesin, et ei tule ühtegi küsimust ja jälle oli sihuke mõttetu üritus, aga ikkagi tuli küsimusi ja aitäh teile ja oli tore teile vastata ja mõndasid küsimusi isegi analüüsida või meenutada. Igal juhul mul on siin üks pakk, mis ma täna võtsin välja siis, kui me sealt pildistamast tulime ja mõtlesin, ma jagan teiega, et mul on viimasel ajal hakanud meeldima kreemdeodorandid ja tilk. Tilk siis ongi tilk. Selline ettevõte nagu Tilk või bränd. Ja siis selle brändil on sellised väiksed potsikud kreemdeodorandid. See mul praegu kaasa sai otsa ja ma olin sellega mega rahul, et ta on alumiiniumivaba ja looduslik ja kreemdeodorant ka omamoodi huvitav, et sihuke. Mulle need nii väga meeldivad ja ma võtsin nüüd prooviks ka lavendliga. Ja võtsin kohe 2 tükki, sest ma ikka kasutan seda igapäevaselt, ja minu meelest väga hästi töötab ja ma olen väga rahul. Soovitan teilgi proovida kunagi, kui pole veel proovinud. Nii et. Aga praeguseks ma arvan, ma tõmban sellele videole otsa või joone alla ja näeme siis millalgi. Kuna mul on puhkus, siis tõenäoliselt ma teen päris palju videosid praegu ja tuleb tihedamini tavalisest jälle. Nii et siis varsti näemegi. Bye bye! Tšau, tšau!